Tšau sõbrad, meil on täna pühapäev. Hakkame minema Aleksandri ja Annabelliga mängima korvpalliväljakule. Vaata seda enne. Oi, peab jooksma ja siit põrkata. Jah. Oota, ma panin uuesti jooksta ja põrkata. Oskan päris hästi. Ja Lasila mõisas on ka mõisapäevad, nii et me läheme tšekkama ka sinna. Nii et lähme vaatame, mida toredat seal teha saab. Kuna mina käisin siin Lasila lasteaias seal, siis vahepeal üritused toimusid ka siin Lasila koolis ja siit oli selline sissepääs. Ja siit samast nüüd kõnnib minu väike Aleksander sisse, mis on üliarmas ja üliäge. Tulin selle väikse põrnikaga siia. Päris mõnus on tegelikult selle peal sõita. Ma tean, et tegelikult väga ei tohiks. Ma olen tõenäoliselt mingi maksimumkaal, mis seal võib olla. Nii et, aga sealt tulevad 2 ägedat poissi. Tundub nagu on 1 äge poiss, aga neid on 2. Kell on saanud 4:30. Meie startisime tagasi Tallinnasse ja sellest, et me tuleme lihtsalt Aleksandrile reede õhtul järele, sai muidugi see, et me olime siin pühapäevani. Nii et ma ei tea, aga ilmad olid ilusad ja väga äge oli. Nii et näeme juba Tallinnas ja vaatame, mis edasi teeme. Tšau! Tšau sõbrad! Meil on käes 23. juuli. Täna on esmaspäev. Meil on täna väga ülimalt tegus päev olnud. Kõik ägedad hooandjad, me teeme kõik selleks, et need asjad jõuaksid võimalikult kiiresti teieni. Ja et me saaksime need asjad teile saata, siis palun kontrollige oma inboxi. Sest me oleme nagu vastused saanud umbes 20% teist ja meil oleks vaja neid kiiresti, sest nimelt mitte keegi ei saa enne praktiliselt mitte midagi, kui me oleme kõiged vastused saanud. Ja. Kõik meiliaadressid, mis olid ühendatud teil selle kontoga, kus te saatsite, kindlasti palun tšekkake üle. Ja kui te tõesti ei leia neid, siis palun kirjutage meile ise, võtke meiega ühendust ja siis me ütleme, mis informatsiooni meie teie käest vajame. Oi, number 2. Varsti hakkab kätte jõudma juba sügis, mis tähendab, et me läheme uuesti reisile. Ja me oleme nüüd viimased 2 nädalat äkki nagu iga päev rääkinud Mariannega, et kuhu me tahame minna, mida me tahame teha. Ja ütleme nii, et väga keeruline on valida kohta, kui me võime minna ükskõik kuhu maailmas. Aga praegu on jäänud kaalukausile 3 varianti. Number 1. Me lähme Kesk-Ameerikasse. Panamad, Costa Ricad, Nicaraguad, Guatemala, Honduras, El Salvador, Mexico. Number 2 on meil Aasia. See on üks kindel, Aasia on muidugi suur ja lai, aga kindel soov sinna minna, seal käia. Ainuke asi, mis selle vastu praegu räägib, on see, et meile endale tundub, et võib-olla 4,5-aastane laps on natuke väike selle jaoks. Võib-olla seda madinat on natuke palju, et ise mõtleme, et võiks umbes aasta pärast olla. Ja number 3. Ma ei oleks alles arvanud, et ma ütlen seda, aga sellel asjal on oma võlu. Ma saan aru, miks inimesed sinna lähevad, aga ma ei oleks sinna kunagi mineja nii nagu kõik teised eestlased. Et ma tahaks seda kuidagi teistmoodi lahendada ja praegusel juhul on võimalus teistmoodi lahendada. Aga täna me hakkasime rääkima sellisest kohast nagu Austraalia. Elukorraldus on suhteliselt Euroopale sarnane, palgad on head, suvi hakkab seal pihta siis, kui siin suvi läbi saab. Ja siit tulebki ka meie 3. tänane teema, millest me tahtsime teiega rääkida, mis on siis see, et küsige meilt küsimusi, palun. Sest me tahame homme teha ühe Q&A video ja ma arvan, et siin, kus me räägime sellest, kuhu me minema hakkame,
või kuhu me tahaks minna, siis võib-olla sellest tekib nagu diskussioon. Kes te olete seal käinud, kas te oskate midagi soovitada ja üleüldse, kus te tahaksite meid näha, sest me ei jaksa rohkem seda gloobust niimoodi keerutada ja näppu peale panna. Ühesõnaga, teie küsimusi ootame meie all kommentaarides ja sinna ootame ka teie soovitusi, kuhu võiks minna järgmiseks. Aga suur aitäh vaatamast! Peace out! Ciao!